could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will kaunist pühapäeva teile minu poolt. Mul on ka pühapäev, aga nädal varem siis. Nii et mul on ka täpselt samamoodi mõnus puhkepäev. Ma ärkasin hommikul mingisuguse sõbrakesega, kes oli siin küpsenud juba päris mitu päeva. Nii et ma mõtlesin, et enne kui ma pessu lähen, ma teen lihtsalt mingeid maske endale ja ma vaatasin, mis mul külmikus veel alles on. Ma eile veel tellisin juurde endale mingid neid Biodance omasid. Nüüd Tiinos ma vaatasin. Ma kunagi sain mingis promopakis ja mulle väga meeldisid need. Nad on sellised paksemad keelijad, sheetmaskid ja sa hoiad neid peal üle poole tunni, ehk siis tundub siuke tõhus. Aga praegu mul on lihtsalt mingisugused soodsad enda kogutud või ostetud kunagi. Nii et ma lõpetasin oma hommikusöögi ja hommikukohvi ja ma teengi selle näole sheetmaski. Siis ma vaatasin, et mul on veel mingisugune huulemask ka, ehk siis ma panen huultele ka, sest mul on huuled tõesti väga-väga kuivad. 15 minuti maskid mõlemad ja huultel on ka extra dry lips, nii et vaatame, kuidas see mulle mõjub. Aga täna on plaan mul siis teiega veeta koos siuke rahulik pühapäev. Mingid plaanid meil muidugi on, et nüüd me lapsetoaga oleme nii kaugele jõudnud, et eelmisest videost me panime veel need Zara Home riiulid seina. Kui ma hakkasin neid kummuti sahtleid täitma ja ma läksin ka oma vennanaise juurde vaatama, kuidas tal on Marta asjad sätitud, siis mul sai suht kohe selgeks, et okei, ühest pisikesest kummutist, kui ma tahan sinna ka muid asju panna, kui lihtsalt podid ja mähkmed, et ilmselt mingid muud asjad ka hoiustada, näiteks nagu linad ja kreemid ja mis iganes, et siis meil sellest ühest kummutist kindlasti jääb puudu. Siis mul korra tekkis paanika, et kas üldse on sellest samast kummutisarjast ka mingit riidekappi. Tundub üldse, et see sari, kust me kummuti ostsime, on tegelikult mõeldud, ma ei teagi, kas elutuppa või ma ei tea, igal juhul väga palju oli selles Havsta IKEA sarjas mingisuguseid telekakappe ja klaasist uksega kappe, siis ma mõtlesin ka mingi oh my god, what have I done, et äkki oleks ikka pidanud ostma mingi päris lapse kummuti kallima, mis on selle mähkimisalusega juba mis iganes. Aga siis ma lõpuks ikkagi leidsin siukse lahenduse ka sealt samast sarjast, et on küll peenem, et siukene pisike kummut ja üleval on siis ka ustega kapp, kuhu ma saan ise panna selle riidetoru, ehk siis seda saab kasutada päris pikalt lapsele rippuvate asjade jaoks ka. Nii et me tellisime siukse siis juurde, see peaks täna saabuma. Et meie praegusel kummutil on 2 sahtli osa, siis tuleb üks peenem juurde ja siis ongi siukene nagu mingisugune, ma ei tea, komplekt koos. Ma ise natuke muretsen, et kas on liiga palju sahtleid ja liiga vähe seda kapi osa, aga what's done is done. Ma usun, et mingid esimesed lapse eluaastad kindlasti saab nendega hakkama ja kõik on fine. Ja siis üks asi, mis mul oli veel puudu lapsetoast, mis oligi viimane asi ja ma mõtlesin, okei, kui ma juba IKEA tarnega tellin koju, et siis ma võtan selle ka, oligi siis siukene tugitool. Mul on soovitatud kiiktoole, et ma saan aru, et seda kussutamist on seal kergem teha. Siis ma ise vaatasin erinevaid siukseid suuremaid tugitoole võib-olla, kus oleks lihtsalt mõnus launchida natukene ja ma otsustasin ikkagi tugitooli kasuks, et seal ei ole seda kiikumisvõimalust, et ikkagi pead ise kussutama, aga ma ei tea. Vähemalt on midagi olemas ja kuna ma IKEA-st nagunii tellisin, sealt ma ei leidnud mingeid siukseid kiiktoole, mis mulle meeldiks, nii et las ta siis olla. Nagu kõik muud asjad, mis ma siin teen lapsega seoses ja kõigega seoses, lihtsalt trial and error, katsetame. Kui failime, siis failime, tulevikus oleme targemad. Esimest korda elus teeme lapsetuba, esimest korda elus täidame neid asju, et eks siis kogemuspõhiselt saab juba hiljem targem olla, kui on mingid asjad, mis meil ikkagi ei meeldi või see tugitool ei ole hea või mis iganes. Aga elementaarne suur mööbel on siis vähemalt koos. Nii et jah, see peaks siin saabuma enne kella 1. Ootamegi siin praegu kullerit ja lihtsalt uneleme natukene. Ja mõtlesingi, et see 15 minutit, kui mul on need maskid nüüd peal, et ma loen oma viimast selle kui raamatut. Ma loen ikka seda Mel Robbinsi eneseabi raamatut. Nagu näha, ma ei ole sellega väga kaugele jõudnud. Ma olen 1/3 läbi lugenud. Ma ei ole mingi mega suur fänn. Ma ütlen, mind millegipärast eneseabi ei motiveeri üldse. Ma ei tea, võib-olla ma peaks ka mingid lasteraamatuid hakkama lugema või nagu rasedusega seotud raamatuid, imikutega seotud raamatuid, et äkki see kõnetaks mind praegu kuidagi rohkem. Aga siuksed klassik eneseabi raamatud, ma ei tea, mingi esimene 20 lehte oli väga motiveeriv, et selles mõttes ma näen, kuidas sa saaks inimesi motiveerida ja kui sa loed õigel ajal oma elus, kus sa tahad sükest motivatsiooni boost'i, siis eneseabi tundub ülihea valik. Aga mul endal hakkab nii igav mingi hetk, mulle tundub, et need kõik mõtted korduvad igas peatükis. Ma olen korduvalt mõelnud, et ma tahaks selle pooleli jätta, et see tundub nii igav, aga ma ei tea, ma ikkagi proovin natukene. Sest see oleks mu 3. raamat segu ja ma tahtsin ju raamatuid ka lugeda rohkem ja rohkem screen time'i vähendada, et siis ma ei taha nagu alla anda, kui ma olen juba nii kaugele jõudnud, nii et we'll see. Mul on siin
siin umbes nädal veel kuu lõpuni, nii et loodetavasti ma jõuan sellega läbi. See teine raamat, mis ma lugesin eelmine nädal, siis Veesambeki metsamaja, selle ma lõpetasin ära. Täpselt sama emotsioon, mis mul poole pealt oli, et ma ei saa aru nagu, mis toimub, et ta on hästi aeglane. Et ma panin siuke koolipoisi 3 tärni 5, sest et ta ei olnud halb, ma lugesin ta läbi. Sellega mul oli vähem, et ma tahaks pooleli jätta kui sellega, et see mul on konkreetselt nagu igav kohati. Igal juhul jah, raamatute lugemine läheb okeilt. Ma siis ikkagi proovin ühe peatüki siin lugeda voodis, enne kui ma pessu lähen. Siis tuleb juba IKEA mööbel, millega me saame täna toimetada. Muidugi on vaja teha nädala food shopping ära, mõelda, mis järgmine nädal süüa tahame väljakutse ajal. Ja õhtul mingi mõnus kodune õhtusöök teha. Ma mõtlesin teha jälle seda äkki pannipitsat üle pika ja seda pitsapõhjapulbriga ja me tahtsime Sinnersit vaadata. Siukene filmiõhtu ka veel plaanis. Aga üleüldiselt jah, veedame lihtsalt koos mõnusa, rahulikult kulgeva pühapäeva. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers. Jooksva kuu salto 0 EUR. Sul polegi üldse seda parkimistasusid? See kuu ei ole. Me käisime Sossiga Rahvaraamatus üle pika aja. Mis üle pika aja? Me käime korra kuus. Aga tundub alati nagu pika aega möödas, sest me käisime detsembri alguses ja nüüd on varsti jaanuari lõpp. Ja seal olid vastlakuklid ja alguses moosiga näitas, et on otsas. Aga täpselt tagant oli näha, et nad tegid värske batchi, nii et ma sain värske moosiga vastlakukli. Väga hea oli. Mul oli kaasas üks valgujooka, nii et ma jõin sellega ära, nii et see oli mu kiire lõunasnäkk. Aga kuna me siin nagunii juba olime, siis me sõidame Prismasse seekord nädalusta tegema. Tavaliselt kuskil kodu lähedal meil ei ole niimoodi Prismat, nii et me üldjuhul käime kas Rimis või Selveris, aga seekord siis vaatame Prismasse, sest me nädalavahetusel käisime ka korra seal on ikkagi teistsugune asju, me läksimegi lohilojäätist sinna otsima ja seal oli. Ehk siis vaatame, kas leiab mingeid muid siukseid huvitavaid asju ka nädala toidukorvi, eks enamus on ilmselt samad, mis alati vaatab ja pitsaasjad peab ostma õhtuks ja siis saabki juba minna koju. Ja nii mõnus päike on täna, sest väga külm on -10 kraadi, nii et naudime seda, et ei pea õues kuskil midagi tegema. Tulime söögiasju üldse ostma siia poodi, pane sauna asjad ära. Sauna asju meil ei ole vaja. Pane ära. Miks nädala toidu shoppamine nii läbi võtab. Me tulime enne, kui mul tuli siuke unekas peale lihtsalt, et ma olengi natuke puhanud. Sassin paneb neid IKEA mööbleid kokku ja kuna meil need kapinupud olid eraldi tellitud Saarast, siis need vist jõuavad alles järgmine nädal. Ehk siis me sahtleid ei pane veel ette ja neid nuppe põhimõtteliselt. Aga ülejäänud asjad ta paneb kõik kokku ja tugitooli saab ilmselt ka kokku panna. Et siis saame homme vaadata jälle päevavalguses, mis seal toas toimub ja kas toimub. Siis ma vahepeal tõmbasin oma Kindlisse ka veel erinevaid raamatuid. Ma vaatan praegu seda Heated Rivalry hockey romance show'd kuskilt netist, see on praegu väga trendi ja see sari on raamatu põhjal tehtud, ehk siis ma tõmbasin terve selle sarja endale Kindlisse 6 raamatut. Kuigi ma ei tea, kas raamatutena mulle üldse see meeldiks ja kas ma üldse saan lainele, aga ma tõmbasin ja Rahvaraamatus mul jäi tegelikult silma ka üks Oprah Winfrey raamat,
raamatuklubi valik, mis ma siis tõmbasin ka oma Kindlisse. Nii et kui see letem mul väga ära tüütab ja igavaks jääb, siis ma saan oma Kindlist valida mingeid uusi raamatuid. Aga me tulime suht hilja koju, me sõimegi leftoverseid lõunaks. Teen õhtusöögi ka veits hiljem, et ma muidu teeks 5:05 poole 6 õhtusöögi, aga kell saab kohe juba varsti 6, et ma nüüd vaikselt siis hakkan seda pitsat tegema, kui Sass veel seda mööblit kokku paneb. Aga õnneks pitsaga on see, et ainult hakkliha peab ära praadima ja suht easy ülejäänud, et lihtsalt ahju visata ja ka mingi poole tunniga peaks valmis saama. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Nii, ma lõikan alati pooleks ja enda poole ma teen 3 ja Sassi poole 2. Meil on juba teisipäeva hommik. Ma natuke ütlesin ka pühapäeval, et mul tuli mingi järsku mingi julmunekas. Tundub, et see on jälle 3. trimestri sümptom. Ma rääkisin oma sõbra ChatGPT-ga, et kas mingi ulmeväsimus tuleb tagasi 3. trimestris ja siis ta oli mingi, jaa, see on väga-väga levinud sümptom. Ma mingi, great. 1. trimester, ma ei ütleks, et ma olin väsin, mul lihtsalt iiveldas ja see halvas mu täielikult. 2. trimester ma ei tundnud mitte midagi, kõik oli fine. Ja nüüd 3. trimester 2 nädala pärast on Poola peal ja mul on kõik fine. Ma ei tunne nagu midagi hullu, see on ainuke asi, mis ma olen märganud, ongi lihtsalt väsimus on tulnud rohkem peale, isegi mitte midagi hullu. Magan jumala hästi, selles mõttes mingeid nagu kehalisi vaevusi ma ei tunne hullult. Aga nagu me teame, siis mulle meeldib hästi palju asju teha, kui toimetada, ma tunnengi, et nüüd on see piir, kus võib-olla ma saan päevas mingi 1 asja teha või 2 asja ja siis on nagu done, siis ma pean viskama pikali ja puhkama. Mis arvestades kõiki sümptomeid, mis saaks olla, on väga okei. Lihtsalt ma peangi natukene võib-olla planeerima oma graafikut paremini. Ma ei pane väga mingi tööpäeva õhtusse midagi, kui mul on kiirem tööpäev ja mis iganes, et see on fine. Nii et ega me rohkem ei teinudki midagi pühapäeval. Me isegi ei jõudnud filmini, me lihtsalt sõime pitsat ja vaatasime natuke sarja. Siis ma juba viskasin pikali. Aga vahepeal isegi nagu mitte rasedust arvesse võttes. On niimoodi, et teed mingi hullud plaanid endale nädalavahetuseks ja siis lihtsalt päev saab otsa ja ei jõua poolte nendeni. Et vähemalt saime selle lapsetoa mööbli suures osas kokku, mis ma täna näitan teile ka. Praegu näitab, et laps on kookose suurune, mingi 1,5 kilo. Need viimased kuud tulebki hästi palju kaalu lapsele juurde, et enamus lapse kehakaal tuleb mingi viimase 2 kuu jooksul, mis on nii imelik minu arust, et miks ta siis 9 kuud peab küpsema. Ja siis kuna ma rääkisin sellest väsimusest, siis Sass küsis mult ka, et mis veel on nagu sümptomitest siuke, mis on füüsiliselt raske. Ma hakkasin hullult mõtlema ka, ta mingi küsis, et kas mingi magada on ebamugav, ma mingi ei. Kas kõndimine on imelik, siis ma otseselt nagu ei. Kas seljavalud on, ma mingi ei. Siis ma hakkasin mõtlema, et üks asi, mis ma olen veel märganud, on see, et mu kõht on nagu pingul ja siis ta küsis ka, kas nahk. Siis ma ütlesin, see ei ole isegi nahk, see on nagu sa tunned lihased seal all. Ma olen ka kui freaky, et teil on lihtsalt lihased üle kogu kere. Ja siis järsku ühes kohas mingi asi lükkab neid nagu venitab neid lihtsalt. Ja siis ikkagi paari päevaga keha kuidagi adapteerub ja läheb normi tagasi see tunne. Et praegu, kui ma mõtlen oma füüsilise olukorra peale ja enesetunde peale, siis ma ei tunne mitte midagi imelikku oma kehas praegu. Kuskilt pole imelik, kuskilt pole ebamugav. Lihtsalt jah, natuke kiiremini käsi. Aga it's fine, me oleme reaalselt lõpusirgel. Täna on mis 27. jaanuar ja 26. märts on mu tähtaeg. Nii et enam pole palju jäänud ja ma ise üritan, vähemalt praegu mul on väga hea meel, et mul on veel 2 kuud minna lihtsalt kuidagi nautida veel seda üksi ja Sassiga olemisaega, vaimselt ennast ette valmistada. Ma tahaks nautida seda viimast perioodi, mis mul on veel ilma selleta. Anyway, kõik mis ma tahtsin öelda oli see, et ma võib-olla väsin kiiremini, kui vlogid on siuksed, et mingi hetk see lihtsalt katkeb ära ja hakkab uuest päevast. Ignoreerime seda, sest võib-olla mu energia sai otsa, aga jah, praegu tegelikult on teisipäeva hommik, ma muidu käin
käin trennis esmaspäev, kolmapäev, reede. Aga ma tahtsin teha kolmapäevase trenni täna ära, sest homme mul on hommikul üks photoshoot, et siis ma lähen juba jumestusse varem ja mulle ei meeldi väga kiirustada trenniga. Kuna ma teen pool tundi kardiot ka lõppu trennipäevadel, siis mulle lihtsalt meeldib rahulikult võtta. Et niigi trenn on pikem kui enne mul, kuigi rahulikum tempo, et siis ma lihtsalt ei taha kiirustada. Ma ei tea, mis täna jõusaalis toimub, sest tavaliselt ma teen hommikul alates 7 kuni 8 trenni ja ma mõtlesin juba jaanuari algusest peale, et ülimälik, et ülivähe inimesi on jõusaalis sellel kellaajal. Sest kui ma Ülemiste džimis käisin, siis seal oli alati 6 kuni 8 ka täis maja, et siuksed nagu kontoriinimesed, kes tahavad hommikul käia, nagu ma ise käisin, on ju. Et kõik siuksed treenijad nagu olid seal alati, eriti jaanuaris siuke massiline pealetung on alati motivatsioonilainega. Ja 24/7 ma käin mitmes erinevas ja ma ei ole üheski märganud jaanuaris, et oleks palju rahvast. Ja siis täna ma läksin tund aega hiljem 8-st 9-ni ja see oli lihtsalt meeletu, mis rahvamass seal oli. Venitusalal oli täiega rahvast, siis mingi pooled masinad olid kogu aeg täis, kaabrid olid täis. Ma pidin lihtsalt hullult jälgima, et ma saaks oma harjutused kõik tehtud, aga sain trenni tehtud ja hea on olla. Ja kui sa ka otsid veel endale sobivat treeningkava või üldse trenni motivatsiooni, siis meie uue aasta väljakutse kestab tegelikult märtsi alguseni ja sa võid liituda sellega ükskõik millal, keegi ei ole ajast maha jäänud. Sa saad ise valida siis äpis kalendris oma alustuskuupäeva ja lihtsalt alustada siis, kui sa seda teed. Ja lihtsalt trennikava minu jaoks annab kuidagi rohkem sükest motivatsiooni. Ja kui sa liitud meie äpiga enne 1. märtsi, siis sa osaled ka auhinnaloosis ja auhindu on meil siis 6 suurt. Kõik on siis vähemalt 100 euro väärtuses ja üks auhindadest on siis Linea Shopi juuksehaldustoodete komplekt. Ja ma tahtsingi teile näidata siin neid tooteid, mis siis nii-öelda äpis me lasime välja, aga ma tahaks samadele toodetele teha ka siin videos siis giveaway, et ühele YouTube'i vaatajale anda selle sama komplekti ära, mis siis üks happy võitja lõpuks võidab. Ja kui te ei ole Linea Shopist enne kuulnud, kuigi nad on päris kaua turul olnud ja igasuguseid buduaari auhindu võitnud ja mis iganes, siis nad on väike pereettevõte. Tooted on siuksed ülikvaliteetsed, looduslikud ja nad ei testi loomade peal ja ei ole siuke masstoodang. Ja neil on tooteid siis põhimõtteliselt beebiast alates valikus. Ja siin on siis need kõik tooted, mis üks võitja saab äpis ja üks siis siin videos põhimõtteliselt giveaways. Esiteks siis siuke suur pudel juuksekasvu kiirendavat šampooni. See on bambusekstraktiga ja see toode võitiski ka buduaari auhinna üks aasta. Täishinnaga nende e-poes muidu 24 eurot. Siis samast sarjast ja ka buduaari auhinna võitnud ka juuksekasvu kiirendav ülitoitev juukse siuke kreemmask, jällegi bambusekstraktiga, soovitatakse stressis juustele, samamoodi täishinnaga Linea Shopis 24 eurot. Siis bambusekstraktiga juuksekasvu soodustavad ampullid, sellega saab siis teha siukse toitva ja tugevdava kuuri, mis pidurdab juuste väljalangemist. Täishinnaga Linea Shopis 26,70. Siis siuke linaseemneõli juustele, mis põhimõtteliselt neid lõhenenud otsi aitab ennetada ja lihtsalt niisutab sügavuti ja lisab ilusat läiget juustele. Täishinnaga 23 eurot ja viimaseks siuke 10-eurone juukselakk. See on ka siis oliiviekstraktiga, ehk siis ta ei kuivata see lakk, aga samas ta fikseerib su soenguid ja niisutab siis hoopis. Ja nagu ma ütlesin, siis kõik need tooted on looduslikud ka. Kui sa soovid siin videos võita seda pakki, siis sa võid jätta video alla lihtsalt mingi kommentaari, et sa soovid osaleda või mis iganes. Samamoodi siis 1. märtsil, kui sa oled meie Sinu Trenni äpi aktiivne liige, siis sa osaled ka selle täpselt sama kinkepaki loosis ja ülejäänud 5 suure auhinna loosis ka. Nii, ja lapsetoaga on hetkel siukene seis. Et eelmises videos meil oli siis ainult see kummut, aga nagu ma ütlesin, siis meil jäi kõvasti ruumi puudu, nii et siukse mis iganes osa ostsime sinna juurde. Täna tulid isegi need Saara kapi nupud, siis Sass saab täna peale tööd need ka ilusti panna siia külge ja siis
ongi valmis jälle üks osa. Ja eelmises videos ma kurtsin ka, et meil oli siin üks täkke ja me kirjutasime IKEA-le. Ja nad vastasid suht kaua selles asjus, eks nad siis uurisid ilmselt seda konkreetset toodet ja mis iganes, aga umbes, et ei, et see on meie süü, et seda sahtlit kokku pannes seal ongi mingi metallist osa taga ja see on umbes liiga tugevasti sisse löödud. Siis me mõtlesime ka mingi what. Hakkasime veits uurimas asju, ütles jah, et mingi oh my god on jah mingi traat, aga mis mõttes sa ei või seda nagu korralikult kinnitada, et lihtsalt siis õnne läbi meil joppas, et kõik ülejäänud sahtlid polnud sellised. Ja põhimõtteliselt varuosa ei olnud, et lihtsalt seda üksikut sahtlit ei saa, lihtsalt sahtlipraati ei saa. Kui me tahame kogu kummuti tagastada, siis me saaks 60% raha tagasi. Aga ikkagi peaaegu mingi 100 euri läheks raisku, pluss siis me panime seda kokku mingi üle 3 tunni. Ja siis sass suuris veits ja lasi seda traati lõdvemaks selle konkreetse sahtli peal. Ja see täkke, mis oli täiega silmapaistev ja välja ulatuv, põhimõtteliselt nagu haihtus õhku. Et kui väga lähedalt vaadata, siis siin tegelikult on hästi pisike, aga siis me mõtlesime ka tead, on mis on, oleme järgmine kord targemad ja me ei viitsi hakata praegu jamama, et mingi kõik jälle lahti võtta ja meil polnud karpi nagunii alles, et siis võib-olla oleks veel rohkem, ma ei tea, kaotanud rahas, mis iganes. Lihtsalt siis seda uut kappi kokku pannes oli sass ettevaatlikum ja sinna ei tekkinud õnneks midagi, aga jah, suht tüütu. Ja siis vahepeal me panime need Zara Home riiulid ka seina. Need pani tegelikult mu isa. Ma mõtlesingi, et isa arvates, et tahab ka mingit projekti siin toas ja nad pidid mulle MC-ga nagunii külla tulema eelmine nädal, siis ma mõtlesingi, et okei, tulge ja tehke midagi kasulikku ja siis sellega läks ka tegelikult mingi 2+ tundi kindlasti. Lihtsalt sest seda kappi meil ei olnudki, me pidime mõõtma, planeerima, et mis kaugusel üldse seinast on ju, siis mis kõrgusel, et siia need mähkimisasjad kõik mahuks ära. Ja lõpuks tuli minu arust väga armas tulemus. Ja selle õlimaali ma sain jagast on ju ja need kõik mänguasjad on mu ema tehtud käsitsi. Need tegelikult emps tegi Martale mingisuguse mängumati külge, aga Marta kasvas sellest matist välja, siis mu vennanaine pakkuski neid mulle ja ma hetkel kasutaks neid lihtsalt kaunistusena ja kunagi siis saab ka mängumati küljes kasutada. Ja see lussi sees on mingi traat, seda saab väänata ja sellega mängida ja kunstaim on IKEA-st. Ja siinpool selles mõttes pole midagi muutunud, võravoodi ikka siin, aga siia veel tuli siis ka see tugitool koos selle kapi osaga. Sellel ei ole küll mingit kiigutamisfunktsiooni, aga ma ei tea, ma mõtlengi, et me vahepeal mõtleme ilmselt liiga üle, et kindlasti tahad, et kõik oleks ideaalne ja mis iganes. Aga palju sa tegelikult seda kasutad, lõpuks kui sul on pehme mugav tugitool, see on fine ju. Ma ei tea, lihtsalt tundubki, et me mõtleme tänapäeval natuke üle neid asju. Ja mul on see käsiauruta siin, ma siin aurutasin natuke seda tugitooli ja ma tahtsingi veel selle oliivipuu ka üle aurutada, sest eelmise video all keegi jättis kommentaari, et kui need lehed aurutiga üle lasta, siis nad muutuvad kohevamaks, nii et ma proovin seda teha, vaatame, kas toimib. Ma kohe nagu mingit märgatavat vahe ei näe, aga kuna neid tegelikult oksi kõiki saab painutada ka, siis võib-olla lihtsalt ma peaks rohkem painutama neid kuidagi. Üleüldiselt mulle väga meeldib see, selles mõttes see oli Temus mingi 30 eurot vist. Ma ei tahtnudki siia tuppa elustaimi on ju pärast mingit sipelgad või mis iganes, et lihtsalt natukene oleks mingit atmosfääri, kui ma siin äkki mõningaid hetki veedan oma elust. Vähemalt nüüd on siis kõik lehed aurutatud ka. Oi, õues hakkab juba pimedaks minema. Kell on 4 läbi veits. Ma toimetasin kodus, ma aurutasin, kuna mul auruti väljas oli nagunii veel homse photoshooti riided ära. Ma pean homme mingid koostöid tegema, ehk siis selleks mingid asju igal juhul. Kell läks ja nüüd kohe mul on kulmu appointment Braupros ja nad enne olid selles Tatari suures ärimajas, aga nüüd ma sain sõnumi, et nad on siin lähedal Pille tänav, see uus VRN-i plokk, ehk siis sarnases kohas, aga uus salong. Nii et väga vahva. Käin, teen oma kulmud ära ja siis mul on veel pediküür, sest mul ongi homme mingisugune raseda photoshoot veel, mis mulle pakuti ja siis ma mingi okei. Siis ma hakkasin mõtlema, et mul on rased jalad seal paljad ja ma ei ole nii oma pediküüris käinud, nii et ma panin mingi viimase hetke pediküüri aja endale ka. Nii et sükseid ilu appointmente on päris palju ja õhtul ka, ehk siis ma jõuan mingi peale 7 alles koju. Aga ma võtsin paar snäkki kaasa ja teeme ära. Siis on tehtud ja siis on ilus olla ja siis õhtul veel fake tanni. Hommikul pesen fake tanni maha ja pea ära, siis on homme uue inimese tunne, ma loodan. Looking back, I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Mul oli 7 pediküür, nii et mul oli seal küll kaasas üks valgu vahvel ja 2 mandariini, aga õhtusööki ma ei olegi söönud, nii et nüüd on kell juba 8 ja ma tegin midagi kiiret lihtsalt. 2 sükest pisikest mini tortilla wrappi
optigrilli vahel kanafilesingi ja juustuga ja siis pool Granny Smith lõuna. Lihtsalt, et saaks mingi sooja toiduga veel sisse, aga vähemalt sai kulmudes käidud, väga ilus jäi. Ja pediküüris ka tegin lihtsalt mingid naturaalse heleroosad varbad, et siis homseks photoshootiks olen valmis. Ja nüüd lihtsalt vaatame Sossiga Netflixi. Ma olen nagu mingi lokilammas, aga ma hiljem kammin need juuksed lahti, et oleks siuksed mõnusad lained, ma loodan, mitte lokid, sest mul on täna see photoshooti päev, kuhu ma lähen. Ma tegime photoshooti 4. raseduskuul, et siis oli kõht pigem siukene väike veel, aga samas ikkagi märgatav ja siuke nunnu mälestus oli seal Liliani juures. Ja ma korra nagu mõtlesin, kas ma peaks veel raseduse lõpupoole ka minema, aga siis on juba see, et kuidas ma ennast tunnen, on ju, kui suur kõht juba on, et kas see on see photoshooti aeg enam. Et mingi siuke hea nagu kuldne kesktee koht võiks olla, ehk siis ma olingi 2 vahel, aga mõtlesin, okei, et äkki ma ühe photoshooti veel teeks, sest et never know. Ükskõik, mis plaanid meil kellegi tulevikuks on, sa ei tea kunagi ju, kas see on su viimane rasedus, et isegi kui sa mõtled, et ma tahan 3 last või mis iganes, tegelikult sa ei tea, et see üks rasedus, mis sul on, see võib olla su viimane, nii et võib-olla kui ma ei tee selle suurema kõhuga pilte, siis ma hiljem kahetseks, isegi kui ma praegu võib-olla ei ihalda neid pilte nii väga, kui see on loogiline. Ja siis mingi 6 aega tagasi mulle kirjutas üks fotograaf, kes just tahtis raseda modelli ja pakkus neilt tasuta shooti ja jumestaja on siis ka temapoolne või nad teevad koostööd või mis iganes. Ma ei ole kumagi juures varem käinud, aga ma kohe lähengi siis Moona juurde jumestusse ja siis Liisa juurde pildistama. Ma panen mõlema konto ja detailid siia video alla ka. Aga igal juhul see fotograaf saatis mulle kohe ka inspo pilte ja kõik väga ilus, aga 6 pildist 4 on palja kõhuga. Ja kui te kuulasite mu Denim Dreami podcasti, siis ma mainisin möödaminnes, et mul on mingeid asju, mis mind siiani häirivad rasedate ja raseduse ja selle kogu teema juures. Mingid isiklikud siuksed kiiksud, mis kui sa oled rase ja sa teed neid asju, siis sa ei pea ennast üldse tundma halvasti. See ongi minu mingisugune enda, ma arvan, trauma või mis iganes mul on jäänud sellest nii-öelda viljetusteekonnast. Ja ma olen üritanud jooksvalt ka analüüsida, et kas see on mingi asi, mis on lihtsalt mõistus või see on see asi, mis on tekkinud sellest negatiivsest emotsioonist, millega ma tegelikult võiks tööd teha ja millest ma võiks lahti saada. Näiteks raseduse alguses mind isegi häiris üldse see mõte, et ma peaks kõhust kinni hoidma, et ma võin seda teha nagu kodus ja ma ise olen oma rasedusega olnud alati väga siuke soe ja happy, aga just maailmale välja näidata neid asju tundus siuke cringe ja vasti. Isegi see Liliani photoshoot, ma mäletan tollel hetkel ka ma vlogsin, siis ma ütlesingi, et mingi iga pilt hoia kõhust kinni, keera nii, hoia kõhust kinni. Ja sellel hetkel mind nii trigerdas see kõhust kinni hoidmine, aga ma mõtlesingi, et okei, ma pean sellest üle saama ja lõpuks, kui sul on nagu väga suur kõht, siis on imelik, kui sa ei hoia kõhust kinni, sest et see on lihtsalt nii ilmselgelt sul seal ees. Nii et need kiiksud ja siuksed trigerdusteemad või asjad, need on ajas kindlasti vähenenud, sellest kõhu kinnihoidmisest ma olen lahti saanud, aga paar asja, mis mul on veel jäänud, näiteks mulle üldse ei meeldi, kui öeldakse, et mingi, kui kaugel su rasedus on ja siis inimesed vastavad mingi 31+2 või mingi 35+3, mis tähendab siis, et nädalad pluss siis palju päevi. Aga ma mõtlen nagu tavainimese vaatepunktist, kes ei ole rase olnud varasem, siis miks see trigerdus ongi see, et keegi teine ei ütle nii või tavainimest huvitab ju ainult see 7 kuud või ta saab aru enam-vähem, kus sa oled, sa ei pea tal ütlema mingi 35+4 ja mulle endal on rasedusega jäänud ka veel see, et mis vahet seal on, kas mul on mingi 22+3 või 22+4. Mul on 22 nädalat, ehk siis ma ei ole ise kunagi neid päevi sinna juurde pannud. Ma arvan, et see tegelikult kõige olulisemat rolli mängibki lõpus, kui sa oled tõesti juba mega väsinud, sul on mega lõpusirge, siis on tõesti vahe, kas sul on 40. nädal ja tähtaeg täis või siis 40+5, ehk siis sul on peaaegu juba üle nädala tähtaeg. Et siukseid asju ma nagu saan aru, aga ma räägin, see on mu enda mingi kiiks. See ei pea üldse tundma ennast imelikult või halvasti, kui te teete nii, aga ma olengi üritanud kuidagi neid teemasid enda peas natuke nagu leevendada ja mu kõhuga on ka see teema, et esiteks see naba, mis on väljaulatuv, mis on väga rasedatele omane, sest üldjuhul terve elu mul naba oli sees, aga kui su kõht paisub, su naba lihtsalt tuleb välja. Sellel pole kuhugi minna, viimased kuud sul on see naba on siuke nagu punnis, siis selle juures mul on kunagi see nabaneedi auk, mis ka kuidagi, kui kõht venib, ta on eriti rõhutatud ja siis mul on naba all siukene tumedam laik, mis on siis arm laparoskoopia operatsioonist ja kõhu külje peal on ka 2 sentimeetrine siuke tumepruun arm laparoskoopiast, ehk siis mul on mitu nagu laiku või auku või välja punnitatud naba ka seal kõhu peal ja siis ma olen eriti nagu mingi, et see on see koht jälle, kus tahaks võib-olla ennast kritiseerida või mitte isegi kritiseerida, aga kuidagi näha just neid halbu asju. Et see kõht nagu justkui ei ole ideaalne, aga see on ka see koht, kus ma jälle pean oma mõttesabast kinni haarama ja mõtlema, et mis vahet seal, et need on nagu nii pisikesed asjad. Who cares? See suur emotsioon on ikkagi positiivne, et ma olen rase ja lihtsalt laskma nagu lahti neist asjadest. Ja sellesama fotograafi inspo piltidega ka. Mul oleks olnud valik talle kohe öelda, on ju, et ma võin tulla, aga et ma ei taha palju kõhuga pilte teha, aga siis ma mõtlesingi, et okei, ta teeb mulle nagunii mega teene sellega, et ta mind pildistab on ju tasuta ja ma ei hakka vinguma seekord. Et enda mõtteid ja käitumist analüüsides ma sain ka aru, et see on see teema, mis tegelikult
ongi võib-olla asi, millega ma peaks tegelema, et see ei ole lihtsalt mu mingi pisike eelistus, vaid see ongi tulnud sellest varasemast mingist valusast tundest. Ehk siis see tänane shoot on kindlasti mega suur eneseületus, sest ma ei öelnud fotograafile midagi ette, ma ei ütle talle midagi koha peal, aga siiani ma tunnen väga veidralt ja ebamugavalt ennast palja kõhuga. Ja ma üritan kogu aeg vaikselt nagu soojendada ennast sükeste asjadega, et eelmises videos ma rääkisin oma kõhu skincare'ist, siis ma näitasin väikest klippi oma kõhust on ju paljalt. Ja mitte, et see on mingi oluline asi nüüd ja ma pean kogu aeg olema palja kõhuga, aga lihtsalt natukene kas või nii-öelda enda jaoks seda teemat saada jälle sükseks, mis ei oleks minu jaoks nii rõve ja trigerdav. Aga jah, eelmine nädal ma veel panin Instagrami selle pildi, kus kõht on udune ja need sokikesed on seal esiplaanil, et ma olen üritanud ennast nagu leevendada ja siis pildi pealkirjaks panin ka, et 31 nädalat. Mitte 31 pluss 3 veel, aga kuidagi juba see nädalate kirjutamine ja siuksed asjad on enese süke mingi asi, mille kallal ma töötan. Anyway, võib-olla kedagi ei huvita, võib-olla väga igav teema, aga mõtlesin, et kui te olete ka viljastusteekonna läbinud või teil on ka mingid siuksed asju, mis teid häirivad või te teate, et okei, tegelikult see ei ole lihtsalt mu eelistus või minu maitse, et mulle ei meeldi mingid asjad, aga see tuleb tegelikult mingist kohast, millega ma tahaks tegeleda ja peaks tegelema. Et siis võib-olla siuksed asjad kõnetavad teid, sest ma usun, et keegi, kes tegeleb viljatusega ja siis ta näeb rasedusteemalisi asju, siuksed asjad nagu ongi need kõhud või need mingid nädalatest, kuidas räägitakse. Need on hästi spetsiifilised rasedusega tulenevad teemad, mida muus kontekstis ei räägita nii või ei arutata nii või su naba ei ole siuke muus kontekstis enam jaolt. Ehk siis jah, siuksed pisikesed asjad, aga ma olen ikkagi elevil. Igal juhul pikk sissejuhatus ma tänasele päevale. 10:30 on mul meik, nii et ma peangi kiirustama. Kell 12 hakkab shoot ja siis ma loodan, et ma äkki mingi 8 jõuan koju, et on veel päevavalgus, sest ma pean ka ühe koostöö filmima, et siis ma saan oma photoshooti välimust kasutada ka tööasjadeks ära ja filmida ja teha arvutis siis tööd ülejäänud tööpäev. Sounds you make while sipping your coffee. I know there's a world outside, but right now it's you and me. Just you and me, baby. Roll out of bed. I love when you're hazy. Rewatching Friends for the millionth time. Well, I know there's a world outside, but right now it's you and me. Just you and me, baby. Yeah, I did my time, the ups and downs, but now life's been treating me kindly. Ma olen nüüd tagasi kodus, tõmbasin oma selle päeva kohvi sisse, ma otsustasin espresso kasuks, et saaks eriti boost'i ja mega tore. Esimene osa päevast oli tõesti nii Jumesta ja Moona, oli väga armas ja tore. Jooksvalt kogu aeg uuris, et kas ma tahan lisada rohkem midagi, vähemaks midagi, et selles mõttes hästi tore, et ei ole seda, et tekib mingi moment, kus võib-olla midagi meeldi ja siis oled mingi, ma ei tea, kas ma julgen öelda. Siis ma läksin kohe otse photoshootile ja fotograafiga oli ka väga tore. Liisa on siis ta nimi ja ta juhendas mind nii palju, mulle lihtsalt nii meeldib, sest kuigi ma olen käinud ka palju photoshootidel, ikkagi on hea, kui fotograaf on hästi abivalmis ja juhendab poosidega. See paljakõhu teema on nagu nii minu teema, et vaatab, kuidas pildid tulevad, aga vähemalt pildistamise ajal fotograaf oli väga rahul, ütles, et ilus, nii et ma arvan, et sealt midagi kindlasti tuleb ja lõpuks mul on väga hea meel, et ma ikkagi tegin selle ja et mul on ka sellest suuremast raseda kõhust ikkagi siis mingi jäädvustus. Nii et tõesti väga armsad inimesed mõlemad ja väga tore oli soovita. Jällegi video all on kõik lingid, kui soovite neid bookida. Ja nüüd mul on siin enda toas siukene latsaret, sest ma pean kiiresti filmima ühe koostöövideo ja siin videos on siis vaja outfit'e näidata, ehk siis see on see kogu point, miks siin on nii palju riideid, aga et päevavalgust mitte raisku lasta, siis ma alustangi kohe ja loodetavasti saan mingi tunnikesega selle filmimise osa tehtud. Don't go to work, we'll stay here forever. We'll dance around the kitchen making breakfast together. I know there's a world outside, but right now it's you and me. Just you and me, baby. Yeah, I did my time, the ups and downs, but now life's been treating me kind. Nüüd on jälle õhtusöögi aeg ja mul on kõht nii tühi, aga kuna mul on kanahakkliha, mitu pakki, siis üks hea kiire asi on alati lasanja. Ehk siis ma hakkin siin kiirelt ühe sibula ja panen selle hakklihaga koos pannile praadima. Ma panen 2 pakki hakkliha ja siis lihtsalt hakklihale soola ja pipart ka maitsestamiseks.
Mulle meeldib hakkliha hästi väikesteks tükkideks teha, nii väikesteks kui võimalik. Lisangi siis nüüd siia peale tomatipüreed. Mul on sellised pisikesed pommi omad ja ma panen neid 3 potsikut ja siis lasen paar minutit podiseda, kuni ta läheb selle tomatipüreega ka keema ja võib-olla mingit oreganot panen ka. Muidu jälle lihtsalt natuke soola, natuke pipart. Siis ma võtan siukse potti. Mul ei ole siukest lasanje vormi ja ma ei taha ka liiga palju asju, nii et ma olen potis teinud. Panen siia põhja natukene õli ja hakkan lihtsalt laduma suvalisi lasanjeplaate ja siis iga kihi vahele panen seda tomatipasta segu suht kogukalt. Ja viimase 2 kihi vahele panen ka light cheese'i natukene. Et ma mingit juustukastet ei teegi, minu jaoks täiesti ebavajalik. Ilma selleta on ka mega hea ja juustune, kui lihtsalt panna 2 viimase kihi vahele light juustu. Ja laome oma lasanje kokku. Viimase juustukihi ma panen peale 5 minutiks, siis kui ta on lõpetanud küpsemise. Aga praegu ma panen ta ahju 225 kraadi, 25 minutit ja siis paariks minutiks veel juust peale. Ja that's it, 4 suurt portsu lasanjat, nii et ülis.